Mina olen Sandra Sillamaa ja sa kuulad ja vaatad taskuhäälingut Lase tiiger tuppa. Me räägime julgelt ja ausalt teemadest, mis kõnetavad mingil moel meid kõiki. Minu kaassaatejuht on kliiniline psühholoog Dagmar Ainso ja see taskuhääling sünnib koostöös Eesti naisega. Head asjad sünnivad siis, kui sul on aega saada kokku iseendaga. Tere tulemast tagasi vaatama ja kuulama. Me oleme täna eetris, ma tahan alati öelda. Me oleme täna eetris. Täna on muidugi väga õige seda öelda, sest meil on siin üks eetri inimene kohe külalisena. Aga me oleme täna siis, räägime teemast julgust seada mängureegleid endale ja teistele. Tere Dagmar! Tere Sandra! Kas lihtsalt kiire küsimus vastus, kas sa oled hea reeglites seadja? Ma arvan, et ma tänaseks olen sellest päris hea, aga see on olnud protsess. Aga kas sa pead nendest reeglitest ka kinni? Vahelduva eduga vist on aus öelda. Mis on, ma arvan, okei, või eks me jõuame täna rääkida. Hakkame aga seda. Või, ja Mait või? Jah, nüüd on edasi. Lähme edasi. Okay. Ja minu vastas istub meie tänane väga tore saatekülaline. Nii hea meel, et sa said tulla. Grete Lõbu. Tervis. Ja ma pean ütlema, et väga imelik on niipidi. Nagu. Nii et ma varsti kaaperdan selle show küsima ise. Kusjuures ma mõtlesin, et kas see võib nagu nii minna, et vaata üks, et ei pane tähele, et sa lähed harjumuste mustrisse tagasi on, ja siis saad, mina vastan nüüd. Ja, vaatame, kuidas läheb. No vaatame. Aga sa võid kohe, kui sul tuleb vaata mõni parem küsimus vahele, kuna sa oled kogenum sellest, siis võid öelda, et ei, kuulge, nüüd võiks küsida seda. Igastahes külalisi ma tutvustan alati ka läbi selle, et kust mina neid tean, kuidas nad minu teadvusse on tulnud ja Grete, nii palju kui mina tean ja mäletan, sul võib olla teine arvamus, aga ikkagi läbi ringvaate ja tele. Ma arvan, see on aus. Ja. Esimest korda ei mäleta, kindlasti ma olin hästi närvis. Ei, mina ka ei mäleta. Selles mõttes, et vaata, kui sa kedagi oled juba tundma saanud ekraani vahendusel, nii et sa ise ei küsi, vaid lihtsalt oled näinud kedagi, või lavalt või kuskil, siis see hetk, kui sa kohtud, siis see ei ole nagu esimene kord kohtuda. Et sa ikkagi oled juba varem kohtunud kuidagi. Oma peas on ju, mis sest, et me rääkinud ei olnud. Just, kas sul on ka neid inimesi, kes tulevad tänava peale teretavad ja see hetk hiljem sa saad aru, sa saad aru, et see inimene saab aru, et tegelikult ta nagu ei tunne sind isiklikult. Ja muidugi, ja siis nad vabandavad ja siis ma ütlen, väga tore, ikka võib tulla tere ütlema ja ega selles mõttes eestlased on läinud julgemaks minu meelest aasta-aastalt selle ligi astumisega. Ma arvan, et 5 aastat tagasi oli seda palju vähem kui praegu. Mina nüüd mäletan seda, et mingitel hetkedel oli küll see, et kui ja ringvaates, siis minu küsimus oli, kas ikka Grete intervjueerib? Seda Markot ei tahaks. Aga tead, sellega on nagu vastupidi ka läinud, et on sellised väga krõbedad või väga keerulised teemad ja tulevad inimesed, kes siis ka, et Grete intervjuu. No nüüd saab, nagu, saab lihtsamalt. Ja siis ma tean pärast, kui on intervjuu lõppenud, et siis läheb see inimesena krimmidu, võtab, issand jumal, mis see oli, on ju. Et nagu millegipärast, et ei eeldata, et ma võin ka üsna terav olla. Et kui mul on põhjust olla, kui mul ei ole põhjust olla, ma loomulikult ei ole. Ja. Aga ma ei teagi, millest, mul on Marko, tervitsen Markole siit ka ikkagi. Ei saa vaata, ei saa sina ilma Markota. Seda siin küll ei ole, aga siin on. Alati. Nii, aga enne kui me läheme enda reeglite juurde, siis 3 küsimust sulle. Et esiteks, mis sa tunned ise, et võt, see oli minu viimane julge samm? Ma arvan, mu viimane julge samm jääb eelmise aasta lõppu, kui ma käisin üksinda elus esimest korda seljakotiga reisimas Kagu-Aasias Sri Lankal. Ma pole üldse Kagu-Aasias enne käinud. Ma pole üldse kunagi üksi seljakotiga käinud. Võt siis nüüd läksin ja siis see oli mõnes mõttes hirmutav. Nii kuuleb, et ta käib kogu aeg ja ei ole ju midagi, on ju matkatakse ja niimoodi. Aga mind ei oodanud seal keegi kuskil ees. Ma ei saanud kellegi tuttavaga kokku, et selles mõttes see oli seiklus minu jaoks. Kaua sa olid? 10 päeva. Mitte palju, aga ma ikkagi ei olnud kuskil kuurortis jalad vees on ja ma ikkagi rändasin sõna otseses mõttes. Aga kust selline idee? Mul tekkis see 10 päeva, tekkis mul sinna detsembrikuusse, kus ma sain minna. Ja mu ükski pereliige ei oleks saanud tulla. Mul ei ole palju inimesi, kellega koos ma tahaks reisida niimoodi. Palun vabandust. Ja ka sealt nagu kuidagi ei olnud või ma ka ise ei otsinud ja mõtlesin, et kui ma nüüd läheks, siis kuhu ma läheks nii, et kui ma seal üksinda olen, et mul ei tekiks kurbus peale, et ma olen üksi ja hüljatud ja mis kõik teised ja mul ei ole isegi kellegagi reisile minna ja ma üritasin oma peas seda läbi mängida. Ja siis vaatasin ka neid lennuaegu, mis üldse variandid on ja mis kuidagi maksab ja nii, ja võt niimoodi see kitsenes ja ma kujutasin ennast Sri Lankal, mõtlesin,
seal mul küll igav ei hakka. Mul tuli vist perekond meeldegi, kui ma seal olen. Et ja, no ma nii ei saa öelda, et meelde ei tulnud, aga mul igav ei hakanud ja see õigustas ennast. Aga miks seljakotiga? Sest et ma ei olnud käinud ja see oli mingisugune võimalus minna, sest et kui sa lähed lastega, sa kuidagi pead ikka paremini turvama seda ette ja neid ööbimiskohti ja ka liikumispunkte. Ja kuna seal enne oli toimunud ikkagi suurejooneline looduskatastroof, on ju vahetult enne, see saar oli 70% ulatuses enam vee all, on ju, ja enne maandumist ega ma ju tegelikult ei teadnud, mis meid ees ootab. Et ma viimase hetkeni mõtlesin, kas ma võtan kohvriga või seljakotiga, mulle tundus, et kuna mul ööbimisi eriti bronnitud ei olnud, et siis seljakotiga on nagu vabam liikuda, et olen siis seal, kus olen ja kui ma mitte midagi muud teha seal ei saa, kui muda kühveldada tee pealt kõrvale, noh siis on nii. Et ma olin nagu, mu ootused olid üsna niimoodi, et vaatame, mis juhtub ja kõik läks hästi. Kas said muda kühveldada? Muda kühveldada ei saanud, ma ikkagi hoidsin ennast eemale nendes päris katastroofi piirkondades, et koha peal ikkagi elu oli leebem seal, kus mina olin, kui uudistest võis tunduda. Aga see üksi reisimine on väga julge samm, et mina hakkasin mingi, et seda tegema ja ma saan aru need hirmud, need on huvitavad hirmud, kuidas ma üksi söön. Ma ei tea, kas sul oli see, kuidas ma lähen nagu restorani nagu üksi, et nüüd istudki. Seda ma olen nagu Eestis ka harjutanud ja mujal ka, et või ka teiste reiside peal, kus mul on siis mingisugused kohtumised ees on, see mul nagu nii ei olnud. Pigem ikka see, et sa pead ära otsustama ju kõik asjad, on ju, et kuhu linna ma nüüd lähen, millega ma sinna saan. Ja siis kõik on ikkagi täitsa teisest keeles ja räägivad ka inglise keelt selle teise aktsendiga ja sa tegelikult ei tea, kas see on turvaline või ei ole turvaline. Et su ainuke elupäästja on see sama mobiiltelefon, kus on sul sees, on ju kõik äpid, kõik majutused, põhimõtteliselt ka raha liigutamine, eks. Et ja kui sellega peaks midagi juhtuma, et mis sa siis teed? Peaaegu üks kord juhtus, aga ei, ma sain ta tööle, on ju. Aga korraks on nagu natuke nii. Aga selles mõttes ma ei olnud ikkagi hull julge, mul oli mingisugune ju turva kuidagi siin kuklas enda jaoks kogu aeg olemas, et isegi kui ma hästi ekstreemselt rändasin kohalike bussidega 5 tundi ja ühtegi teist turisti seal ei olnud ei vasakule ega paremale vaadates mitte kusagil. Aga siis küpses eas daamil on ikkagi juba omad eelised reisimisel, ma tahaks öelda. Sest et kogu aeg kõik ütled, yes, ma'am, kus te soovite minna, ma'am? Oi, sinna pole ma sinna, ei, mul on vaja sinna minna. Ei, see linn, kus te tahate, see on seal. Ei, minu meelest seal me ikka vaidlusid pidasime. Aga siis mind lükkati õiges kohas bussi peale ja siis lükkati õiges kohas maha. Ja selles mõttes kellelgi mingisuguseid probleeme minuga ei tekkinud. Võib-olla ei olnud isegi rahalisi probleeme, ei küsitud ka niimoodi, et üksi küpseses naisena on väga mugav reisida. Sest mina just mõtlesin teistpidi selle, et üksi selline ilus blond Euroopa naine on ju, et see võiks just olla vastupidi selline nagu turvalisuse teema või et kuidas selles see nagu üldiselt on turvaline. Üldiselt on, et ma natuke seda ka siis proovisin uurida ja ümberringi ikkagi. Inimesed olid üllatunud, aga mitte liigast. Inimesed, kes nad seal turistidega tegelevad, nad on näinud igasuguseid, on ju. Reisivad üksi ja mitmekesi ja on neid, kes ei saa kaineks terve reisi jooksul ja ei taha midagi näha. Aafrikas on see rohkem teema. Ja seda küll ilmselt. See oli ka, et nagu nad näevad seda, oleneb mis riik see läheb muidugi, näevad võimalust sinust sealt nagu välja saada ja nii edasi. Ja, et aga see ikkagi ise ka ennast kehtestada on ju, nende piiride seadmine, et ega mingites kohtas muidugi pidin. Et kui sul ikkagi räägitakse oma kurbi lugusid, et süda läheb ju haledaks küll, otseselt ei küsita, aga sa saad ju tegelikult aru, mis sulle öeldakse. Et siis sa pead ikkagi läbi mõtlema, et mis see sinu võimekus kogu maailma parandada on ju. Et see muidugi on. Ei, mul nagu selles mõttes oli väga huvitav, et ma ikkagi iseenda käitumise ja hakkama saamise osas, et ma panen endale väga hea hind. Ma olen natuke üllatunud, aga ma panen hea hind endale. Mida sa kardad? Ma mõtlesin selle peale, et kui ma välistan kõik need asjad, mida me tegelikult kõik kardame, raskeid haigusi, et lähedastega midagi juhtub, et kogu raha saab sul otse, sul ei ole enam võimalik arveid maksta või midagi niisugust, siis sain aru, et ma olen hästi keskpärane inimene, ma kardan madusid. Ja, mulle üldse ei meeldi ja on ikkagi meil saatesse on pidanud madu tulema mingil põhjusel. Ma mõtlen Solarises ükskord meil sai 2 ust stuudiosse on ju. Madu tuli vasakult poolt sisse Reikop juurde, mina läksin siit poolt välja ja käisime niimoodi. Me üheski hetkeks, kui madu oli kastis on ju, et ta ei kuskil mulle ei sobi ja ei taha neid. Kuigi ma armastan matkata kuskil rabades ja rästikud on mul ikkagi jooksnud tšuf-tšuf siit ikka ka on ju. Aga ta ei meeldi mulle. Selge. Ikkagi inimene. Ikkagi inimene. Väga tavaline, selles mõttes hästi tavaline. Nii on ja. Mis on mõte, mis sind toetab elus?
ei ole vaata ühte ja ainsat ja tavaliselt sa ei kipu ju mõtestama oma elu sellel hetkel, kui sul on kõik hästi, sest see tundub ju normaalne. Sul on kõik hästi, mis mul on vaja mingit toetavat mõtet, kõik ongi nii nagu peab. Et sa vajad seda hetkel, kus sul on ikkagi halvasti või viltu, on ju. Ja siis ma ikkagi mõtlen, et alati on homme. See, et sul on praegu halvasti või selline madal seis, see ei defineeri sind ennast lõplikult, see ei defineeri kogu su elu, see on see üks punkt siin praegu, võib-olla homme on ka, aga noh, elame nüüd edasi ja tuleb teine punkt ka, mis ei ole täpselt samas kohas, sa ise distantseerud sellest halvast hetkest, sa jõuad kaugemale, tekib julgust ja võimalust ja jõudu vaadata tagasi ja ikkagi aeg parandab haavad või annab mingisugust teistsugust mõõdet, et ja kui rohkem jaksa, siis minut korraga, üks hingetõmme korraga, et see nagu on küll hästi teadlikult ma olen ikkagi seda kasutanud. Homme on päev, homme saab. See on nii tore mõte see, et kui kaugemale ei saa, siis üks hingetõmbe, üks minut korraga, see tuli meil päris esimestes saadetes ka ja ma olen ka seda ikkagi kasutanud, et sa tead, et tuleb see homme, aga lähme praegu, võib-olla see on tund aega, kus ma suudan praegu ette mõelda asju. Et see on see, mis, kus sa nagu toetust vajad elus, on ju, et kui sul läheb hästi, siis sa ju mõtled, et maailm on minu, on ju. Et siis ei ole ju, sul seda, tuleb muidugi õppida hindama ja ma arvan, ma hindan ka häid hetki ka. Nii, aga meie teema, mängureeglid, see, kuidas seada ise endale ja teistele, kuidas neid kinni pidada, mis üldse need on, siis kuidas sinul on endale reeglite seadmistega või piiride seadmisega ja kas sa suudad neist kinni pidada, kas sa üldse sead mingid piire endale? Ma arvan, et kes minu, niimoodi ma mõtlen inimestest, kes hästi palju piire endale seab või üleüldse, siis kõige rohkem oled sina, on ju, sest minu meelest sest et nii palju ekspert on seal, kuulge, teeme siis niimoodi, sina intervjueerid ikkagi ja sina on ekspert. Ei, mulle tundub, sest et vaata, sa ütled, et sa armastad neid väljakutseid ja see on ju piiride kehtestamine, sa paned omale raamid ette ja nendest raamidest ma nüüd üle ei astu, on ju, teed omale mingid reeglid ja siis järgid. Mind mõnes mõttes see inspireerib, aga mitte nii palju, et ma ise hakkaks järgi tegema. Et ma selles mõttes, minu piirid on ilmselt kuskil mingis teistes kohtades, inimsuhetes võib-olla, mida ma luban endaga, või kuidas ma luban endaga käituda, kuidas ma ei luba ja kellel. Et see on see, mida ma kehtestan ja ma arvan, et ma saan üsna hästi hakkama. See on huvitav, et minule nagu tundub see, et ei, mul on nii chillid, see on lihtsalt asi, nagu mida ma teen, vaata, see ei tundu mulle mingi, et ma nüüd panen tohutult piiridesse ja ma saan aru, et see tegelikult see küsimus on ka nii laia. Preili ekraani ja une ja suhkru ja mille politsei või trenni politsei ja normaal. Ühesõnaga, et see küsimus tegelikult oli ka hästi laetud, et neid valdkondi ongi ju väga erinevad, et kui ma küsin, et kas sul on nagu näiteks vaimse tervisega mingid piirid, kas sul on ekraanidega mingid piirid, kas sul on, ma ei tea, oma füüsilise tervisega mingid piirid, et mida sa teed, mida sa ei tee või võib-olla mõnel inimesel polegi vaja mingeid nii-öelda nagu kokkuleppeid endaga teha, sest kuidagi kõik nagu sujub, on ju. Sa oled ikka pidanud läbi mõtlema, et mis sulle sobib ja mis ei sobi. Aga nagu just, aga kas sina oled näiteks, kui me võtame need baasasjad, uni, toitumine, trenn, kas sul on enda jaoks seatud mingi? Ma olen teoorias tugev, on ju. Selles mõttes ma mõtlen, et kuidas võiks ja kuidas peaks ja kuidas oleks parem. Ma ei saa öelda, et ma olen nagu päris nullis omadega, et ma mitte midagi sealt ei järgi. Ja ma proovin nagu jälle paremini ja siis kuidagi nii, aga mitte nii rangelt, kui näiteks sina võtad ette, et nüüd on nii. Et selliseid etappe ma elus olen väga lühikesi aegu proovinud või teinud mingisuguseid asju, et nüüd on nii. Aga ma pigem katsun, et ikkagi selline keskpõrandale kokku inimene olla. Et ma ei ole nii, et kui ma ei joo, siis ma ei joo üldse, on ju. Et ma katsun, et ma joon selle klaasi veini, aga ma katsun, ma iga päev ei joo, on ju. Või kuidagi niimoodi, on ju. Et ma ei söö suhkrut, ma saan aru, et ei peaks magusat sööma. Ma katsun, et ma iga päev saiakesi ei söö, on ju. Ma kuidagi niimoodi katsun. Mõnikord tuleb halvemini. Aga ma ei tea, mis see õige on, kes ütleb lõpuks, mis see õige on. Igaüks peab kuidagi ise tunnetama. Täiesti nõus, sest inimestele me oleme erinevad. Ma just ühe sõbraga arutasin, et ütles, et tal ei ole nii, et ma nagu natuke teen. Et kui ta ette võtab, siis nagu 100, minu tüüpi siuke. Aga mul on nagu see, et kui piirid jäävad selliseks, et nagu ise endaga, et ma ei tea, et vaatame, et ma proovin olla tervislikum. Aga mis see nagu tähendab? Minu ajul on vaja hästi konkreetset sisendit. Kell 8 ekraan kinni, ei ole see, et ma olen veits vähem ekraanides. Mul on vaja hästi konkreetselt, et ma saaks nagu suudaks sellest kinni pidada. Aga see tundub loogiline. Aga inimestest, nagu me oleme ju rääkinud sinuga alkoholi teemal otse eetris ikkagi, et mina ei saaks ühte klaasi veini, on ju.
et siis kui nagu sulle see toimib, siis ongi ju see okei. Jah, muidugi ühest võib saada 2 ja siis minna, on ju, sa pead nagu kogu aeg ikkagi siin kuklas hoidma seda, et kus see piirid jooksevad ja mis on veel enam-vähem ja mis tegelikult sa ütled endale, et on enam-vähem, aga juba ei ole, on ju, et kust see läheb ja see kõikide teiste asjadega ka. Ega trenni tegemise samamoodi, et mul on üks lähisugulane, kes noorest põlvest tegi hästi palju trenni, oli ikkagi nagu umbes koondistes ja niimoodi, aga see jäigi sinna kuskile, keskkooli lõpuga sai otsa, nüüd ta on juba pensionär, eks. Aga tal ajus on tunne, et ma olen ikka kõva sportlane. Aga küll ma nüüd üks päev hakkan trenni tegema ja kui ma nüüd hakkan, siis kui üks päev läheb, siis ta teeb niimoodi, et ta järgmised 3 kuud taastub sõna otseses mõttes kõikidest vigastustest, on ju. Ja see ei ole ju see, on ju, et kus see, nagu see mõõdutunde küsimus on, et kuidas sa ennast hindad, kuidas sa siia maailma ennast sätid. Nii on, et kui need piirid on väga-väga ranged, et see kipub tagasilöögi tekitama. Et see, et kui ma lähen sinna poodi ja mina ei tohi osta mingit magusat asja, ma ei tohi, see on keelatud, see on halb, see on rämpstoit, ma ei tohi, mulle on see keelatud, ma pean ostma õuna ja porgandit. Väga sageli see ikkagi läheb sinna, et mingil hetkel ma voldin ja poldin ja siis on mul kõik need saiakesed ja šokolaadid ja halb olla ja see läheb nagu täiesti teise äärmusesse. Ma jälle mõtlen selle koha pealt, et kui juhtub nii, et mitte nüüd iseendast lähtuvalt alati teistele on ju parem nõu anda, mõtlen, ja küll las ta nüüd oli. Hakka nüüd sõid kõik ära, nii kõik. See ei tähenda, et sa pead homme samamoodi tegema, see ei tähenda, et sa oled halb inimene, see oli sinu see hetk. Nüüd katsu nüüd edasi nii, et oled normaalne või mis see sinu jaoks normaalne on. Et seda enese materdamist võiks nagu vähem olla, sellega mul on väga raske. Sellega on raske? Sellega on raske, ma ikkagi olen enese piitsutaja oma peas küll. See on ju huvitav, täpselt mis sa ütlesid, et sõbrale, et kui sõber oleks samas olukorras, mina olen ka see, aga ma püüan nagu ka mõelda, et okei, mida ma ütleks Dagmarile näiteks, kuule, see on jumala okei, et ära nüüd mõtle üle ja ise oled selline, et aina ketra, kui halb inimene ma olen selles. Aga kas sul on mingi reegel elus, millest sa ei ole nõus üle astuma? Ilmselt neid on päris palju. Aga mul ei ole vaata neid, ma ei tee liste, et mul ei ole elu reeglistikku, et mina olen selline inimene, mina seda ei tee ja seda mina teen, et seda ei ole. Ma katsun kuidagi, minu jaoks on olulised inimsuhted ja kuidas mitte ainult minu suhtes, vaid ka kuskil, mida ma näen ja mida ma jälgin, ma hästi armastan inimesi vaadata, mis seal toimub. Ja võt seal ma nagu katsun mingisuguseid reegleid seada, et inimestel ei ole nii, et on arvamusvabadus ja siis sa võid kõigile öelda, mis sa iganes tahad öelda, sest et mina arvan nii. No mina arvan praegu nii, et see kampsun sulle üldse ei sobi, kus sa tulid eetrist siukse kampsuniga, ära ütle. Ma praegu valisin selle kampsuni, ma mingil põhjusel, võib-olla mul ei olnud muud võtta, äkki kõik olid pesus, võib-olla et selles mõttes, et see, kui sa tahad seda kellegagi õudselt arutada, sa ei pea mulle seda ikkagi tulema ütlema, räägi selle sõbraga, räägi selja taga, minule sobib see, räägi selja taga. Väga huvitav. Aga ei, ma mõtlengi, et sa ei tee sellega maailma paremaks, mis sa teed paremaks, kui sa selle välja sülitad mulle või ükskõik mis muu asjaga, et ma ei meeldi sulle, välimuse mõttes, et ma ei meeldi sulle, nii, mis ma teen, hakkan omadeks ilusamaks või, kuidas, mis see teeb paremaks, oi, kas sa oled juurde võtnud, oi, kas sa oled alla võtnud, kui see on mulle ebamugav, on ju, et võib-olla ma vastan ilusti, aga jätame siis selle jutu sinna paika, ära sealt nüüd edasi mine, et mingid sellised kohad, et seal ma ikkagi kehtestan ennast. Aga kuidas sa teed seda? Kas see on siis see, et tema nüüd ütles, et ma ei tea, kampsun ei sobi ja see, et selge, et selle inimesega ma rohkem tegemist ei tee või mis? Kui see ei ole mulle tuttav inimene, siis ma lasen ikkagi lihtsalt siit sisse sealt välja, võib mulle ka niimoodi näoesta rääkida, ma kuulan ära ja naeratan ja olen nii, ma ei hakka minema sealt, ma ei näe sellel vaidlusel üldse põhjust. Kui see on inimeste hulgas, kellega ma ikkagi igapäevaselt suhtlen pereringis näiteks, kellega sa lihtsalt julged juba vabamalt ka suhelda, on ju. Ja siis mõtlen, et ei räägi praegu sellest. Mul ei sobi. Ma lähen ära, siis rääkige edasi. Kuule, teisel televiisoris, kes see inimene, siis vaata, sa küsisid niimoodi, sa nägid niimoodi välja. Ikka tuleb juubeli lauast ikka nagu aina vähem, sest ma olen seda korduvalt öelnud, et ma olen siin, ärge praegu rääkige. Ma olen siin. Ärge arutage seda. Aga kas sa oled ütlenud ka miks? Ja, ikka ütlen, jah. Et ma tunnen seda ebamugavalt. Ma tunnen seda ebamugavalt. Ma ei ole enesekindel inimene. See on huvitav ja raudselt kõik arvad, et sa lähed ronid kaamera, et ronid ise. Ma ronisin, ma siia ka ronisin. Ja siia ronisid, mina olin lavale, et me kõik ronime igale poole, et see ei pressinud, ma kutsusin teda nii kaua, ta ei olnud nõus. Aga et siis arvatakse, et sa oled väga enesekindel.
jah. Aga kui ma mõtlesin neid reegleid, et noh jah, et mul ei ole ka 10 reeglit, mille järgi ma elan, kuigi ma pean ütlema, ma väga tahaks teada. Ei, no see on see, et sünnid see ilma, mul võiks ikka mingi juhend olla. See on manuaaliga. Manuaal võiks olla, kuidas siin elus toimetada. No ei ole. Aga mina olen ikkagi oma peas välja mõtelnud, mul tõesti ei ole kirjas, aga ma tean näiteks mingeid reegleid, näiteks mida ma ei ole nõus, näiteks narkootikume. Nagu see ei ole isegi nagu küsimus minu jaoks. Ma olen võtnud selle mingi, ma ei tea, kus see tuli väga nagu väga noorena. Jah, ma olen mingitel hetkedel nagu kanepit proovinud, aga see on nagu üldse, mulle ikkagi oli alkohol see. Aga ma näiteks tean, ma olen täiesti 100% kindel, et kui ma prooviks näiteks kokaiini, mulle väga meeldiks. Ja ma olen sõltuvustele aldis ja ma ei tee seda. Ja see ei ole see, et ma korra proovin, et ma ei. Ma olen selle vastane. Ma olen sinuga sama meelt täpselt sinna maal, et ma tean, et elu on vaheldusrikkam kui must ja valge. Et võib juhtuda elus siiski see hetk, et kui ma olen kogu aeg arvanud ei, siis mingite asjaolude kokkulangemisel mul võib tunduda, et nüüd ja praegu ma enam viimast korda siin elus on ju. Ja see võib juhtuda. Ma ei ole nagu üks-üheselt sama situatsioon, aga mingid asjad ma olen teinud teistmoodi, kui ma võib-olla oleks arvanud, et ma liigun mingisse uude suunda, olen mingil hetkel avatum mingitele asjadele ja siis asjad juhtuvad, on ju. Et ma alati uhke oleks kõige selle üle, aga siis nii on, et mis siis teha. Et ma õudselt kardan selliseid, et ma seda mitte kunagi ja seda ma alati, et ma väldin seda nagu tuld selliseid väljendeid. Ma alati kipun vastu vaidlema, et ma võiks ka minna, aga kui on ju no, ei, ma juba kui ma olen oma surivoodil praegu ja mul on seal kokaiini, ma ei tea, triip ees kas nüüd või mitte kunagi et kas lahkud 9 minutiga või kannatad veel 48 tundi okei, ma võtan nagu võib-olla mingi 1% ei, aga jah, muidugi põhimõtteliselt jah, mingid sellised asjad mul ka on, et mida ma ei taha teha ja mida ma ilmselt ei tee mitte kunagi, et loomulikult jah. Umbes samas žanris on, et see enesehävituslik stiil ei ole ka minu oma, kui umbes süüa mulle meeldib. Ja aga miks ma nagu resoneerun või enne tõin ka seda, et see toidupoodis, et minnes, et kui on see, et ma ei tohi ja ma pean, on ju, et lihtsalt need ei tohi ja pean kipuvad olema haprad. See on siuke, ma hakkan teooriat rääkima, aga see on selle välise motivatsiooni ots, mis ei ole nagu super püsiv tavaliselt. Et minu meelest palju püsivam on see, et ma lähen sinna toidupoodi ja vaatan seda krõpsuletti ja mingi, et ma tegelikult ei taha. Et ma tean, et ma võin. Täiskasvanud inimene, raha on, meil ei ole vaja siin mingi talongi alusel nagu sabas seista, on ja palun, osta, ma võin seda teha. Aga ma tean, et ma ei taha. Ma ei taha nagu. Et see, ma ei tea, seda kokaiini on ju, et siis... Nagu see oleks veel muidugi et okei, see ei ole ka seaduslik, on ju, just saying. Aga see, et ma tean, et ma võin ja või see, et ma ei pea tegema trenni. Ma ei pea. Aga ma mõtlen, aga ma valin. Sinna, et ma pean. Võt see on küll mingi asi, kuhu ma ikkagi hakkan nagu jõudma, et nagu peab midagi ole teha. Ega mingid asjad sulle ju elus ei meeldi, mida sa teed. See ei ole see, et ma valin iga päev hambaid pesta. Muidu sa valid, on ju, aga see ei ole võibolla, või duši alla minek. Duši alla juba on hästi, on ju. Aga see kõik see hetk, see nagu riided ja kuivatamine, see on ju tüütu, on ju. Aga sa teed seda, sest et sa teed seda. Mis siis teed, maksad arved, õudselt meeldib mulle või? Ei meeldi, aga sa maksad need arved ära. Sa oled selle reegliga nõus, et sul on see kodu, on ju. See internet ja mis sul seal on. Jah, ma mõtlen, ma olen nõus, mingid asju peab, ma ei tea, magama peab ja trenni või liikuma peab, selles mõttes küll peab. Ja seal juures mulle tundub, et kui mõelda seda natuke selliste läbi nagu valimise, siis sinna tekib mingisugust nagu sellist paindlikkust juurde. Et okei, ma pean, ma ei tea, keha liigutama, kui ma tahan olla terve ja ma saan valida, kuidas ma seda teen või millal ma seda teen või mis viisi ma selle jaoks valin. Või jah, ma ei tea, magama pean, sest muidu lihtsalt ma ei funktsioneeri ja ma saan valida, kuidas ma teen selle nõmeda magama minemise protsessi endale kõige nagu meeldivamaks.
et sinna tekib nagu mingi selline, et kui ma võtan siis hästi julmad piirid ja kastid ära, siis mulle nagu see sisu või mis seal kasti sees on justkui jääb alles, sest noh, ka nende igasuguste challenge'ite ja nende piiridega ma ju valin endale need piirid panna, sest seal on mingi sisu, mis on mulle nagu väärtuslik. Ja kuhu sa tahad jõuda või mingil põhjusel? Jah, see sisu ju sinna jääb ja see on ju ka justkui enda valitud või ju siis ta on nagu oluline. Aga see, et kuidas me seda nüüd nagu enda ellu implementeer, see ei ole sõna, mis eesti keeles on, ühesõnaga nagu rakendan või. Et sinna me saame mingit valikuvabadust tekitada juurde niimoodi, et ma ei tea, võib-olla see on mingi edesepettus või kuidas, aga see, et siis isegi need asjad, mida ma pean, muutuvad selliseks nagu, ma praegu valin nii. Ja see on see, kuidas sa endale ka ära põhjendad üldse elamist kõikides žanrites, et miks ma midagi teen, kes ma olen, kuhu ma lähen ja mis ma saada tahan, et väga rasked küsimused, ega ma arvan, et ega te ka lõpuni ei tea, et kuhu te lõpuks välja tahate jõuda, ma arvan, neid inimesi on väga vähe, sa pead ikka iga päev kuidagi, mingi üldplaan sul võib-olla on, aga siin ikkagi on see, et kuidagi tuleb see elu ära täita, mingite asjadega, et see oleks võimalikult hea elada. Aga kui sa mainisid, et trenn on üks see, mida sa nagu peaks endale seadmaks, peaks. Kas on veel midagi, mis sa tunned, et mis on võib-olla natuke, ärmest võtta, võib-olla see ka sõna nagu piirid tekitavad või reeglid tekitavad, aga struktuur, suund, mis on pehmem sõna, et kuidas sul on, reeglite osas väga suur teema on ka ekraanide teema, et kuidas sul näiteks selle valdkonnaga on nutineti? Ma ise endale ei ole reegleid nagu niimoodi paika pannud, ma olen üritanud lastele panna, mul on siis 3 last, 2 neist on täiskasvanud praktiliselt, üks on 21, teine on 17 ja siis on 3,5-sega veel ei ole teemaks, aga siis suuremad, kui nad olid väiksemad teismelised, me üritasime neid reegleid panna, ma täiesti ebaõnnestusin selles, see õnnestumine toimus umbes, ma arvan, 12. eluaastani, 11. sa enam-vähem nagu haldad ja kontrollid ära, aga siis see võitlus kuidagi, muid võitlusi on ka veel elus lisaks, lõpuks on see tunne, et sa muud ei tee, kui sa ainult võitled nagu mingit asjadega, et need suhted kaovad, normaalsed suhted sinna võitluste taha ära, et andsin alla, võib-olla proovin nüüd 3. kord paremini, mul on see võimalus, näis, kuidas see läheb, aga endale ei ole teinud niimoodi reegleid, jah, mind ajab närvi, kui ma olen mõnikord liiga kaua olnud seal, sest et õudselt mõnus on neid seda lihtsalt scrollimist teha, vaatad mingeid suvalisi videosid ja siis ma isegi ei õmble, aga ma vaatan mingit videot, kus tuleb, kuidas lukku paremini ette õmmelda, ja nii huvitav, vaatad ja siis keerab, ja siis tuleb järgmine video, paneb papi tüki veel sinna vahele, ja vaatad, nii õle huvitav, ja siis saad aru, et võib-olla ma kunagi hakkan õmblema. Ja kogud seda infot. Ma kogud seda infot, ma tean, et variandid on olemas. Aga kuna ma loen üsna palju, siis see tegelikult, mu enda jaoks minu peas kuidagi tasakaalustab ära, sest kui ma panen ikkagi telefoni ära ja hakkan lugema, siis aeg läheb hästi ruttu. Sa sisustad selle, mul on üldse seda niisugust aega, kus ma niimoodi midagi teha saan, hästi piiratud hulk ja kui ma olen selle juba selle raamatuga ära täitnud, siis ma ei jõua, ma ei saa enam siis vaadata õmblusvideosid. Aga võib-olla sa oledki lihtsalt hästi tasakaalukas inimene? Ei ole. Ei ole. Miks ma ei ole tahtnud tulla, vabandust, mitte sinu podcast ainult, et see on mu üldse elu esimene podcasti kogemus, ma ei ole mitte kuskil. Ma ei käi kuskil. Sa nägid ka vaeva. Ma lihtsalt 0-4 nagu pool aastat. Ja ma ei anna ka väga palju intervjuusid, sest et ma ei tunne ennast mugavalt, mulle tunne, et mul ei ole tegelikult seda tohutut sõnumit anda, võib-olla mida inimesed kuidagi eeldaks, et mul on, ma olen iga argipäev tund aega eetis, annan mingit iseendast välja, on ju kogu aeg midagi. Et ma pigem see hetk, kus ma siis ei ole, ei pea seal tegema seda tööd, siis ma katsun olla hästi vaikselt tasakesi seal omas kohas, ma istutan porgandeid näiteks ja siis, kui mul võimalus on ja siis ma heegeldan kardinat ja ma teevad selliseid asju, mis ei ole üldse glamuurne. Aga mina arvan, et miks mina kutsungi selliseid tavalisi inimesi nagu sina siia tahan saada pool aastat, et tegelikult see ongi see, millega inimesed suhestuvad, et see, nad ei suhestu sellega, et nemad ei ole iga õhtu tund aega ekraanil või kuskil laval on ja, aga see, mis see on nagu päris, et ma arvan, meil kõigil on nagu tavaline
tavaline elu, minul on ka väga tavaline elu, ma seal teen lastele pannkooke ja käime kelgutamas ja tegelikult see ei ole aga see, mida mina näen, on see, et sa oled seal lava peal, on ju, annad intervjuusid ja sa oled endale piiranguid, on ju. Jah, just 2 asja, millest elu koosneb. Elu koosneb. Ja piirangud on ka sellised, et alati minuti pealt nii kehtib. Alati. No, tegelikult seal natuke on tõepähi minu poolt, ma lihtsalt nii huvitavam praegu, et see on, et kuidas sa toimid ja ma mõtlen, minus nagu tekitab see ärevust, kui ma kuulen seda, et nagu ei olegi seda ja siis ma panen ise käest ära ja siis see, et mul on, inimesed ongi, sina saad öelda siin spetsialist, nagu nii erinevad, et kellel on vaja ka, nagu laste osas samamoodi on ja, et ma näen lihtsalt, mul lapsed väga erinevad 2 tükki, et ühel on vaja rohkem suunamist ja konkreetseid piire, teine on siuke, et ma lähen teen omi asju ja selline voolab läbi nagu elu, on ju. Mul on nende asjade üldse nüüd kalendrisse panemisega olnud väga keeruline. Näiteks ma arvan, et üks viimase 5 aasta jooksul olen suutnud ära õppida selle, et kui sa tahad teatris käia, sa pead ette planeerima. Sa ei saa niimoodi, et läheks täna. Ei ole võimalik, on ju, sa ikkagi ostad selle 4 kuud ette ja siis teed selle õhtu vabaks. Aga ma ei suutnud, ma panen ennast kinni. Kus ma tean, mis ma teen 28 märts näiteks? Kuidas ma ostan pileti sinna? Äkki ma tahan midagi muud sel hetkel teha. No see 28 märts tuleb, ma ei tee mitte midagi, keegeldan jälle, on ju. Aga see elus ei hakkagi midagi juhtuma. Reisidega samamoodi. Sa pead ära bronnima. Sa ei lähe kunagi. Et see on juba minu jaoks suur samm, et ma teen mingisuid selliseid asju. Selle kuupäeval lähme. Aga teatriga mul on sama. Ma ei osta selle pärast piletid, ma ei tea nii pikalt ette. Mulle ei meeldi see. Aga siis jääbki nägemata. Ja siis jääbki nägemata. Või siis joppab, kellegil on. Ja siis sul peab just joppama see õhtu vaba nagu, et keegi ei anna veel. Aga oota, üks teema oli veel piirid. Sa ütlesid, sulle meeldib süüa. Muidugi. Kas sa tead mulle meeldib ei, aga ma mõtlen, et kas sa vaat see on ka, mina ütlen, et nüüd kus eks ju alkoholi ei joo ja siis nikotiini ei tee ja siis kõik, siis ma saan aru, et üks aga võt suits mul ei ole külge jäänud. Suits ei ole külge jäänud, jah. No see hästi, et lohutuse asi on ikkagi nüüd see toidu teema, aga toidu oma on kõige raskem, sest seda meil on vaja. Nikotiini ja alkoholi meil ei ole vaja. Sul on shoppamine ka? Ei, see on okei, vabandust. Ära räägi kõik. Okei, tõesti oli mingi vahe. Aga ühesõnaga, et see ikkagi toidu teema, see on kõige kättesaadavam on ju ja et me peame seda tarbima samas, aga võt sellega piiri seada. Keeruline. On jah? Ja, sest et ma ikkagi söön, mis mulle maitseb ja palju tahan ja siis mõtlen, et ei peaks natuke piiri pidama ja siis ei pea. Ei tule välja, ei tule, selles mõttes, et kui minu päästjaks võib olla küll enam-vähem on olnud see, et mul on mingisugused toredad hobid tekkinud vahepeal, mis võtavad väga palju energiat. Näiteks ma hakkasin suusatama, on ju, ja mitte niisama, vaid maratone, mis on nagu tohutu koormus. Ja siis sa räägid, et mina hobid. Mul on hobi suusatada maratone, super. Ja, aga see lõppes ära nüüd, selles mõttes, et ma enam maratone proovin mitte suusatada. See aasta on veel õnnestunud, nii et vaatame, kuidas edasi läheb. Et vaata see natuke nagu, siis võib süüa ka rohkem, on ju. Ei no muidugi võib, see küsimus ongi endaga, vaata, kas sa ise oled, kas sa tunned, et tegelikult ei peaks nii okei, aga mis piiri ma siis sean nagu, et kas ma sean midagi, et mina olen läbi elu toitumise, oh my god, nimetage ainult, ma olen kõik dieedid läbi proovinud, kõik pastud läbi proovinud, igasugused intuitiivsed toitumised ja siis need on ja. Ma olen proovinud, et söö vähem taktikat, mille peale mu kolleeg ütleb, et siis tassi ei ole võimalik, et mis on, kuidas sa sööd vähem? No mis sa siis sööd vähem? Sööd see portsjon, mida sa sööd vähem, jätad, et see ei tööta, on ju. Aga see, ma arvan, mul on mingil hetkel töötanud kuidagi niimoodi, et lihtsalt portsu suurused on nagu natuke väiksemad võib-olla või ma ei tea. Ja olen proovinud jah, et magusad nüüd saiakesed on mu nõrkus ja kringlid, tordid võivad mitte olla, aga sai, andke mulle sai. Ja kui on soe natuke, ja olgu kuivanud ka, ma eile just leidsin mu kodus, kui oli selline jupp tšabatat oli ära kuivanud, keegi oli lükanud sinne veel nagu kaugemale eest ära ka, võtsin, koputasin, ei saanud, üritasin lõigata, aga nagu, sai nagu tükid kätte, palju võid peale, nii hea oli. Okei, see on ekstreemne. Aga ei, mulle, jah, aga ikka jälle sama asi, et mingil hetkel seesama, et ma võin,
aga ma võin ka otsustada täna hetkel mitte, et iga see hetk, kus sa nagu otsustad, äkki on parem või noh, kuidagi niimoodi, et ma mäletan ka mingid aastad tagasi, mul oli tervis natukene viletsam ja kuidagi need trennid ja asjad jäid noh, üldse tagaplaanile ja ma kuidagi leppisin sellega. Kaalu tuli juurde ja kõik ja mõtlesin, et noh, siis ongi nii, et noh, panustan ka seal maal ja noh, siis ongi nii, et noh, olen siis selline, aga siis kuidagi hakkasin nii hästi veidrat liigutama, et tegid näiteks, ma ei tea, keetsid muna, noh, näidame, muna keeme, siis ootad, muna keeb. Teed 10 kükki, algul tegin 7, sest rohkem ei jaksanud, on ju. Või noh, kuidagi niimoodi, et või teed käte ringe või noh midagi, et see nagu veri hakkab liikuma ja kuidagi, ja see on mulle jäänud natukene külge, et kui ma satun noh, niimoodi seisma või kuskil soendad toitu näiteks ja ootad seal see hetk, on ju, et siis noh, see on rohkem kui mitte midagi. Yeah. See 10 kükki on rohkem, kui sa ei tee mitte ühtegi, et noh, et võt see on mu tänane maksimum, rohkem ei jõudnud, tubli. Aga näed, 3 nädala pärast ma juba sõitsin 10 kilomeetrit või jah, et jah, noh, aga põhimõtteliselt, et väiksed sammud loevad, et ei pea suurest ette võtma. Mina olen ka selle kuidagi, ma olen läinud leebemaks, võib-olla ma nagu väljapoolt ei tundnud, aga leebemaks enda nende piiride suhtes, kui minu ellu tuli paar aastat tagasi, isegi 3-4 aastat tagasi selline tööriist nagu ABC plaan ja see on see, et kui sa võtad, ütleme, mingi harjumuse endale ette, siis sa teed sellele A-plaani, mis on selline, ütleme, ideaalplaan, mis sa tahaks, et sul oleks nädal lõikes, ütleme, trenniga, et ma tahaks 5 korda nädalas trennis käia. Sa teed selle B-plaani, mis on siis, et noh, kui on miskit, on ju, et mis see B-plaan on, ütleme, 3 korda nädalas ja sa teed C-plaani ka, no mis see C on, kõige väiksem, mis sa saad teha, ütleme, et ma käin 2 korda 10 minutit jalutamas. Et selle sa jõuad ikka teha ja see on täpselt see, nagu sa ütlesid, parem kui mitte midagi, et me ei pea alati olema, me ei saagi olla ja minu arust eriti naistena, kus meiega tsükkel nii palju mõjutab ja no tänapäeval kõik need tööd pluss, kui sul on veel lapsed ja siis neid muutuvaid faktoreid on nii palju, et kui me läheme ainult selle ühe A-plaaniga, nii on, siis me jube kiiresti pettume endast ja me ei saanudki seda täita, aga see, et olla enda vastu leebe, samas ma natukene teen nagu enda jaoks. Midagigi, on ju, et eks see ju, kõik see, mis siin 2 kõrva vahel on, pea ju annab sulle neid käsklusi ja annab sulle hinnanguid kõige rohkem ise enda kohta, et kui halb ja ebaõnnestunud ja vilet sa parasjagu oled ja elu saab otsa ja midagi ei juhtunudki, et noh, see ju ikkagi on kogu aeg siin kuklas või kuidagi seda vaigistada, et noh, ma siis sellega kuidagi rahu teha nende väikeste sammudega. Aga Dagmar, miks me, noh, üks asi see, et miks me ei pea reeglitest kinni ongi see, et võib-olla me üle planeerime, näeme seda ideaalselt ja arvame, et kõik päevad on täpselt ühesugused ja siis, kui tuleb välja, et me ei saagi nagu seda hoida, siis me oleme pettunud ja siis on juba siis polegi mõtet, see ei sobi minu ellu ja nii edasi, nii edasi. Aga mis on veel neid võib-olla põhjuseid, miks me astume ise enda reeglitest just üle? Ma arvan, et suur osa on harjumustel ja harjumuste all, huvitav, ma just koolitasin paar päeva tagasi äkki või sel teemal, et ka harjumused, aga ka motivatsioon ja mingi sellised teemad ja tegelikult me ju ei tea, mis harjumused on väga sageli, nagu me ei see tegelikult ei saa aru, mis see nagu psühholoogilises mõttes on, ehk siis harjumuste all ma mõtlen seda meie aju on selline pidevalt nagu shortcut'e tegev masin sisuliselt, mis kogu aeg seostab oma vahel mingit asju, et ja mõte on just selles, et mingid erinevaid stiimulid meie ümber on tohutu hulk ja et seda kuidagi analüüsi, ütleme seda mahtu, mis kuulub selle kõige analüüsimise peale nagu vähendada, siis me aju hakkab tegema shortcut'e. Ehk siis kui ta näeb juba päris mitut korda, et see asi ja see asi käivad koos, siis ta ühendab need nii-öelda, paneb ühte patta, et nüüd on nii, on ju. Ja mis siis, ühesõnaga, miks ma sellest rääkima hakkasin, et meie elu tegelikult koosneb metsikul hulgal nendel jäikadel, nendel seostel, mis meie aju on vahel isegi meie teadmata teinud. Ja siis me toimetame, et siis ma võin mõelda, on ju, et nüüd ma hakkan tegema trenni ja see on minu plaan ja minu eesmärk, nüüd ma hakkan tegema trenni ja hommikul mõtlen ka, et nüüd ma täna kindlasti lähen trenni ja siis ma lähen tööle, siis ma jõuan töölt koju ja siis ma teen ukse lahti ja siis ma olen natuke väsinud ja mu aju teab, et aga väsimus ja diivan või ma jõuan koju ja diivan või ma jõuan koju ja külmkapp ja siis kui ma jõuan diivanile, siis aga diivan ja Instagram käivad ju koos ja siis ma juba olen seal ja see on ju mõnus ka.
sealt siis nagu värsket saia saab või. No võtta, siis on see sai, on ju. Näiteks mul on kuri kahtlus, et Sandral on näiteks halvestuspäevad ja röst või Noblesteri kant ja röstis käimine või mingi selline asi nagu. Ei, jah? Ei, vist see veel ei ole. Okay, aga mul on küll see, et jõuan Tallinnasse, Tartus joon vähe kohvi, jõuan Tallinnasse stuudiosse ja järjest laksan kohvisid. Et noh, nii mingi suvaline et seal juuakse kohvi, jah? Ja et noh, on vaja nagu kohvi kohe, on ju. Et nüüd ma hakkan tegema seda tööd ja see nõuab kohvi. Noh, saun ja õlle ja filmid ja popcorn ja noh, mingid täitsa suvalised nagu, aga neid seoseid, mis me pea teeme, on tohutu hulk, mida me teadlikult ise ei kontrolli ja ei teadvusta, on ju. Ja seda rada muuta on jube raske. Ma arvan, et seal on see suur häda ka. Ja kui mõtleme, et harjumused kõige lihtsamini muutuvad harjumuspäraseks või automaatseks sellised tegevused, mis nagu nõuavad võimalikult vähe samme nii-öelda või et nagu hästi nagu üheetapilised ja toovad võimalikult kiire kasu, on mõnusad. Ehk siis me saame need mingid tegevused paigutada näiteks nagu selle 2 telje nagu mingile nagu mudelile on ju, et meil on ühel siis teljel on see, et mitu sammu me tegema peame, et nagu mitu, kas ühe või mitme etapilised need asjad on ja teisel pool on see, kui mõnusad nad on. Ja siis kui mõtleme, et seal kastikeses, kus on need üheetapilised hästi mõnusad asjad, suhkrusöömine, sotsiaalmeedia, jube lihtsasti kättesaadav, 2 klikki, kohe mõnus. Nagu hästi kiire dopamiin on ju. Ja siis, mis on seal vastupidises kastis, mis on need mitmeetapilised ja hästi kauge kasuga tegevused, trennis käimine, tervislik toitumine, et need ei ole mugavad meie ajule. Need ei ole mõnusad. Trennis käimine, vahel vaieldakse, no see on ju väga mõnus nagu. Ja ma armastan sporti teha, ma käin, mul on tänaseks häda, et ma ei tea, aega on selleks liiga vähe, tahaks teha rohkem. Aga kui me mõtleme, et nagu aju, see on teine mehhanism seal taga. Mulle ka meeldib, aga sinna kohale, et hakka tegema. Mulle õudselt meeldib. Ja, et see ei ole nagu selline, vahel on need inimesed, et aga mul ei ole trenni harjumust. No väidan, et tegelikult see ei olegi võimalik. Sellepärast, et kui me mõtleme, et harjumus on selline nagu jäik automaatne asi, et issand, ma ei tea, sõidad töölt koju järsku, et issand, kuidas ma siia sain, ma ei mäletagi, kuidas ma need viimased ristmikud kõik üle sõitsin, on ju. Sest me oleme seda nii palju kordi teinud, meie kehas on see liigutus nii sees või see, kuidas ma käiku vahetan manuaaliga näiteks, kui enam vist väga inimesed manuaaliga ei sõida, aga see selleks. Et kuidas juhtub see, et issa, ma olen järsku siin trennis, kuidas ma siia sain? Issand, järsku ma olen teinud 10 seeriat jõusaalis, kuidas nüüd nii on ju? Et mis harjumus see on ju? Et ja see trenni tegemine, näiteks kui sellest rääkisime, et teeksid siin on mitu sammu, ma ei tea, otsida trenni asjad välja ja paki need kotti ja siis sõida sinna kohale ja siis vaheta riideid ja siis jube palju asju, mis ma pean tegema selleks, et ennast seal avastada ja siis on veel nõme ka, ebamugav ka. Et tegelikult ju füüsiline aktiivsus pärast on mõnus. Aga selle ajal kops on koos, süda puperdav, palav on ka. Soovitan suusatamist. Issand, kui kops ei ole koos. Ma ei räägi sportlastest, on ju. Neile ütleb ka, et pane nüüd täiega. Ei, mul on üks ühtlane minek. Ei, ära nüüd kihuta. Ei, mul on üks ühtlane minek. Mul ei ole läheb kiiremini aegselt. Tõks, hästi mõnus. Aga ma arvan, et see on ka ikkagi, kui see on nii meeldib. Aga osad ütlevad, et see on väga ebameeldiv suusatamine. Raske on, on ju. Aga see on jälle, mida sa ka valid ja kui vastu sa sellele ise oled, sa tead, et sa pead muutuma, ma peaks vähem seda tegema või seda ja siis see pean jah, või see, et sa mõtledki, et okei, et aga mul on siis rohkem energiat, ma ei tea, mul on rohkem energiat lastega olla, ma magan paremini, et kui sa need põhjendused ja siis ikkagi on see, et sa teed seda piisavalt kaua, see, mis ma olen ka, et need challenge'id tegelikult, neid on nagu tore teha, aga kui need ei kesta just 3-4 kuud, siis need ei ole püsivad, et sa saad selle kogemuse kätte, aga see ei jää sul, see ei ole su ajus muster, on ju. Öeldaksegi, need uuringud näitavad 3-4 kuud, et sul päris ajus hakkaks tekkima mingi uus muster selles osas, et miks ma alguses ma jäin hätta, vaat sa küsis, et kuidas on ja siis ma hakkasin selle midagi jutustama. Tulemegi, me hakkame vaikselt õpetama, et sinu alguses, kuidas sul on. Ja siis ma tahaks ühte veel sellist asja, mida te tahaks oma elus sisse viia. Okay. Aga see on raske küsimus, ma alustan esimese. Alusta esimest. Et miks ma jäängi nagu hätta nii-öelda, et kuidas mul piiridega on, sa küsisid minu mõnest, et mis mõtled, et just kui nagu halvasti, sest sarnaselt Gretele, et mul ei ole nagu selliseid, sellest kellaajast niimoodi alati nii peab nagu,
et ja ometi, kui ma mõtlen ka need mingid põhiasjad elus näiteks, ma magan päris okeilt, ma arvan. Ma söön, ma arvan, päris okeilt. Mul ei ole mingit saia ja suhkru sellist teemat. Ma tarbin neid asju, aga ma ei... Ideaalne inimene. Tal on harjumus. aga ma ei näe, et see oleks mul nagu teema otseselt ja mul ei ole, ma ei tea, alkoholiga teemat või mingite ainetega teemat või ma trenni teen päris korralikult, et ja kuidas ma olen sinna jõudnud ka tegelikult üsna nagu endale, ma ei tea, ootamatult või kuidagi just täpselt läbi selle, et võtame see sai, on ju. Enne tegelikult just sõin, nägid ise ka. Aga see on okei, see on see üks kord, kus mul on kõht tühi ja mul on kiiresti midagi vaja ja see mul oli see Sandra tõi. Mul on samamoodi. Aga mul on iga päev üks kord kõht tühi ja ma kiiresti. Täpselt samamoodi. Aga no ühesõnaga, et kus ma on, et miks ma see nagu vähemalt minu jaoks ja ma olen näinud ka päris mitmete teiste inimeste jaoks see, et kui asjast tekib nagu mitte see, et ma pean, aga seda tekib, muutub valikuks, on just see, et kui ma sinna kui ma lähen sinna külmkapi juurde ja ma vaatan seda kooki, siis mul tekib kohe see mõte pähe, et kas ma nagu tahan, kas tegelikult see on see, mis ma tahan. Ja mis ma tegelikult tahan, kui mul on kõht tühi, miks ma ei või siis normaalselt sööki süüa, kui mul on mingi muu asi, mida ma nagu lahendan selle koogiga ja just see, et ja kuidas ma pärast siis tunnen ennast, ma ju tean, et mul on pärast siuke vastik tunne, veits iivelda, veits siuke nagu ja ma tean, mis tunnen siis, kui ma olen normaalselt söönud, et mida ma nagu mida ma valin siis, mida ma tahan tegelikult. Ma arvan, ma tegelikult söön just normaalselt. Selles mõttes ma tahan öelda, et see mul lihtsalt maitseb sai, aga see ei ole tegelikult selline hommik-lõuna õhtu on ju, see lihtsalt praegu treerisin, et eks see ka kuidagi, kui sa mul on nii suur pere, 5 inimest on suur pere on ju ikkagi, sa pead kuidagi mõtlema, et mida nad söövad ja kuidas ja et enam-vähem, et mingid potid sa teed, mingid suppi või asja valmis ja mul üldiselt maitsevad need söögid, mis ma teen, siis ma ei söön neid on ju, et see juba kuidagi mingisugused asjad võtta peos ära, ma voldin väga vähe, sest et kui see on 5 inimesed ilgelt kulukaks läheb, on ju, see ei ole võimalik, et et sa teed ikkagi nagu mingisuguse polgule söögi valmis ja siis katsud hakkama saada, on ju, ja siis sööd ka, et see on nagu ka mingi asi, mis leevendab ja lihtsalt et mingid asjad, mis maitsevad, on ju, et mingi periood, mäletan noorel, ma hirmsast armastasin šokolaadi, mingisugune hetk. Nüüd ma üldiselt ei armasta. Üldiselt, kuigi söön, sest et ta tihtipeale mul on kuskil käel otsas tööl või kuskil, et ikka, ja siis ta sul on, siis sa ju sööd, kuidas sul siin on ju. Aga see kuidagi ei ole nagu see asi. Ma just lugesin, mul praegu täiesti hüppes pääse, et võtta siin on, et need, kellel on head harjumused, ei tähenda tingimata see, et neil on tohutu tahtejõud, vaid neil on piisavalt võib-olla nutikust ja teadlikkust oma keskkond kujundada niimoodi, et sul ei olegi, meil ei ole siin seda, mitte me oleme nüüd tähendanud, vaid sul ei ole mingeid asju seal. Ma mõtlesin enne tulekut, et ma hüppan sealt Narva kohvikust läbi, tulen värskete saiadega. Ma mõtlesin, ma ei tea, mis piirid teil jälle ma ei hakka. Ilgelt ämbrisse võib astuda. Aga see on küll minu sõpradega on see, et issand, ma tõin selle, ma ei tea, mida sa praegu sööd või teed, et ma olen ikkagi oma nagu need inimesed, ma ei tea, mis sa teed praegu, kas sa praegu tarbid seda või ei tarbi. Aga ma hüppan korra suhete juurde veel, et sa rääkisid seda, et sa ei taha, et räägitaks mingeid asju mingitel teemadel, aga sa oled veel suhetega mingid piire seadnud. Ma arvan, et see on mu kõige suurem piiride seadmise koht üldse nagu inimsuhetes. Võib-olla alati ka jälle mitte nii, et mul on need punktid, aga ma väldin konflikte kui võimalik üldse, ehk et kui mul on ma katsun selgeks rääkida asju inimestega, kellega on vaja rääkida ja võib-olla jätan ka rääkimata inimestega, kes ma ei öelda, et ei ole mulle nii olulised, aga võib-olla kes ei määra minu elu nii palju, et mul on tõesti ju väga palju inimesi ümber, kes midagi tahavad kogu aeg arvata. Päriselt, kui meil on umbes 100 000 vaatajat iga õhtu, see on natuke rohkem kui laulupidu täis maja on ju, iga õhtu. Kõik ei arva, aga kui neist juba 30 hakkab arvama, see on ka palju, kui sul on kogu aeg tuleb 30 mingisugust sõnumit või keegi kommenteerib, mis võib ka siit praegu juhtuda, et ma ju tean, et mingi nupuke siit tuleb ja siis keegi kommenteerib, et ma siia ronisin ja siis ma jälle ütlesin, et ja siis midagi, see hakkab elama oma elu. See on mulle ebamugav, mulle see ei meeldi tegelikult.
et ma katsun seda vältida, ma katsun siis, ma ei loe neid kommentaaris, ma jälle loen ja siis mõned ütlevad ju hästi ka, aga siis üks ütleb nii halvasti, et sul on nii, et see nagu, ma saan aru, et see on mingisugune üks ja sama, kes käib ja räägib, võib-olla 20 sama on ju. Ma mõistuga saan aru, aga see ei ole mulle mugav ja ma katsun seda vältida. Ja väldin siis nii, et ma ei anna ka eriti intervjuud. Ei, selles mõttes, et võt, jälle on ju, et see ei ole samas ju väga täiskasvanulik, et miks mulle peaks õudselt korda minema, keegi midagi õudselt arvab. Ma ei tea, kuidas sina sellega hakkama aga see on inimlik jälle. Mulle nagu meeldib seda ikkagi näidata ka, et sama miks ma küsin, mida sa kardad, et või mis on see julge samm, sest meil kõigi jaoks julged sammud väga erinevad on ja, aga samas need kartused, et minule ka, ma päris alguses, kui tekkisid mingid artiklid, ma ei tea, mitukümmend, ka paarkümmend aastat tagasi, siis ma lugesin, siis ma tahtsin kõike õigustada, vastata neile ise. Siis ma muidugi tein seda, siis ma ei lugenud ja siis ma sain aru, et mingi hetk siin paari aasta jooksul nüüd igast uudised on, siis ma korra nagu lugesin ja ma sain aru, et ma selles osas on nagu kuulikindlaks muutunud, et ma ei taha talle vastata, ma ei taha õigustada, täiesti suva kirjutada sugust asja. Aga see mõjutab mind. See teeb mingi torke, et keegi arvab nii ja siis ma sain aru, aga ma ei tohi lihtsalt, mul ei ole vaja seda lugeda, et miks ma teen ise endale nii nii keegi arvab midagi. On ka neid, kes ei kirjuta ja arvavad, et ma kuidagi, võib-olla see, et mida rohkem on seda tulnud ja seda kogemust, et siis ma lihtsalt ei loe. Alati oli ju ka see arvamine, teinekord on see või tihti peale on see puhas vale, selles kommentaaris, et see on nagu sulav vale või nagu nii valesti interpreteeritud mingisugune sõna või lause, et sul tekib, ma ütleks sulle, kuidas on ja sa saad aru, et seal ei ole mingit mõtet vastata. Mõnikord olen, kui mul on meili peale näiteks tulnud mingisugune mingi intervjuu põhjal näiteks, et kuidagi antud hinnang, et midagi oli hästi halvasti ja mulle tundub, et see on ebaõigne, võib-olla ma olen ka ise eksinud, et siis kui ma olen ise eksinud ja ma saan aru, siis ma küll vabandan ja siis ma õigustan või selgitan või kuidagi niimoodi. Aga üldiselt katsun ignoreerida, aga see osa ei meeldi mulle küll, jah. Aga ma saingi sellest aru, et mul ei ole mõtet lugeda, et kuigi ma olen selles osas nagu kindel, et ma ei pea õigustama, aga see ikkagi tekitab mus mingi sükse pessimistliku selle ja see on küll minu piir, see on küll ka üks tugev nagu piir, et kuidas seda enda ruumi kaitsta, sest see nii palju mõjutab meid, kellega me ümbritseme, mis suhted meil on, mida me loeme, mida me jälgime ja sellest ma olen küll ikkagi väga range. Hakkasid rääkima, et räägime nüüd mängureeglitest teistele, aga tegelikult me räägime ikkagi nendest reeglitest endale. Selles mõttes, et kui häirib kellegi teise käitumine, siis seda me ju kontrollida ja juhtida ei saa, aga me saame panna endale neid piire, et ma ei lähe sinna ja mille jaoks. Aga viimane küsimus. Mis on see üks siis võib-olla piir, reegel, struktuur, soov, mis sa tahaks, et sul võib-olla oleks teistmoodi, paremini? Ei, mulle tegelikult ideaalses maailmas ikkagi meeldib see, et mul on see 8-9 tundi või 7-9 tundi und ja ma ärkan õigel ajal ja teen trenni ja kui oled võtnud klaasi veini, siis võtta teist või kolmandat, on ju, et ma kuidagi nagu, et see kõik õudselt toimiks minu jaoks, et ma tegelikult neid reegleid proovingi nagu kuidagi saada täpsemaks või paremaks, aga ma saan aru, et ma kogu aeg muudkui aga libastun, aga mis ma üldse mõtlesin tegelikult, kui ma siia ka tulin, et mis on see reeglite mängumaa või kuidas või kuhu see maailm kuhu suundub või mis mul nagu südamel õudselt on see, et me hästi tegeleme kogu aeg iseendaga. Minu heal on minu tähtis, minu maailm, kuidas mina tahan, et oleks, millised inimesed minu kõrval oleks, mis mina muudkui tahan, mina, ainult mina. Ja me unustame ära, et me tegelikult oleme hästi ikkagi kollektiivne üksus, on ju. Me vajame enda ümber teisi inimesi, me peame arvestama teiste inimestega, nende tunnetega ja tegema nende heaks ka asju, mis võib-olla ei ole meie esmajärjekorras. Lastega on lihtne, on ju, aga ka kolleegidega, ka võib-olla natuke kaugemate inimestega, et kui see ei ole sinu jaoks, tõesti see, et ma mingil juhul kokaiini ei tarbi küsimus, on ju, et see ei ole sinu jaoks elu, see põhimõtteline asi, astu tagasi ja tee neid asju teiste inimeste jaoks. Et ei ole ainult mina. Ei ole see minu tunded või et sina oled oma elu kõige tähtsam inimene. Jah, mõneti, mitte alati. Sest et mul on tunne, et kui me kõik hakkame ühel hetkel mõtlema, et ainult mina, et mis saab siis, kui, palun vabandust, mida ma ikkagi kardan, mida ma ei öelnud, on ju, tuleb sõda ja kõik need mehed ütlevad, aga minu elu, aga minu väärtused, aga minu maailm ja mille jaoks üldse, et me ei toimi nii. Inimesed nii ei toimi. Ei ole ainult mina.
et see on see, mis tegelikult minul on hästi hinge peal selles tohutus sükest enesearengu maailmas, kus me hästi palju räägime, kuidas me kõik käime igasugustes vabastavates hingamistes ja hästi mõtleme ja oleme hästi õnnelikud kogu aeg või proovime olla või kogu seda õnnetunde kasvatamine. Ei ole nii. Ma ei taha öelda, et ma olen hästi vastu sellele, aga mind see üha rohkem häirib selline ühepoolne maailma nägemine. Palun vabast, ma keerasin selle teema teiseks. See ju nii on, me lähme ju, kogu see ühiskond liigub hästi nagu selle individualismi suunas ja ma isegi ei tea, ma ei taha sinna pikalt teada ka, et aga iseenesest oleks huvitav arutada, et miks see nii on läinud, kas on kuidagi käib käsikäes nagu kapitalistliku teemaga, et lihtsam on müüa või ma ei tea. Aga juba see ei ole meile ju üks asi, et ühiskond ei toimi, nii täpselt nagu sa ütlesid ja me ei ole ka ju niimoodi ka bioloogiliselt loodud tegelikult. Ma mõtlen ka selle kõige juures, et kui me kogu aeg räägime inimestele, et sina oled kõige tähtsam, ma ei ütle, et see nii ei ole nagu lõpuni, on ju, aga et see ka teistmidi õpetab inimesi ju mõtlema kogu aeg, ma olengi, aga mina tahan, minul on vaja seda puhkenädalat praegu, minul on vaja tõmmata ühes, mõnikord tõesti on, ma ei räägi absoluudis, on ju, aga selline, et siis ka inimesed, kes mõtlevad, kellel võib-olla seda ei ole niimoodi vaja, aga ma peaks ka enda peale rohkem mõtlema, ma mõtlen enda peale liiga vähe. Ma peaks enda eest rohkem hoolitsema, sa pead endast hoolitsema, aga sa pead hoolitsema oma pereliikmete eest, oma sõprade eest, oma kolleegide eest, ma ei tea, kodute koerte eest, andma nagu ka ühiskonnale kuskilt otsast, et ei ole ainult sina. Et mulle väga meeldis, kui seda sõnumit ka sinna kõrvale tuleks rohkem, et kui on tohutu koolitused, kes ma olen ja mis on minu väärtus, et seal kõrval oleks ka, et sina siin selles täpike maailmaruumis on ju, sa oled täpike, sa oled täpike, tegelikult on, et tulid sealt tähetolmust ja kaod sinna ühel hetkel, aga mis siis vahepeal on? Ma olen suga täiesti nõus ja minu jaoks see oli vist paar aastat tagasi, kus ma olin ka ikkagi nagu radikaalselt see, et minul peab olema ja siis kui minul on hea, siis ma saan minna sinna ideaalsesse suhtesse ja siis ma saan seda teha ja siis mul on sõprussuhted kõik ja siis kuidagi Kristina Birk-Vellemaa vist oli see, kes on sekspositiivseks raamatuautori ka, et mingis tema loengus, et me ei saa terveneda üksi täiesti, et me vajame neid inimsuhteid sinna ümber ja me peame mõtlema teistele inimestele ka selle juures, et see, minust see on selline, jällegi see tasakaalu küsimus kõige selles, et ühest küljest ma tunnen näiteks, et minul on vaja seda, et mul on seda aega, asja, siis ma jõuan anda. Ma jõuan neid asju teha tööalaselt või sõprussuhetes ja teisest küljest teinekord on see, et kuule, mu sõber tegelikult vajab seda, et suva ma jätan selle trenni ära. Et ma lähen, et praegu tegelikult on temal vaja, et kus maal on sul need nagu jäigad piirid ja kus maal on see, et sa oled nagu valmis seda tasakaalu otsima. Et kui sa kogu aeg räägid iseendast, me siin praegu oleme, räägime iseendast, mina, ainult mida mina arvan, aga kui sa istud kellegagi koos, kui ole siin kaamerad, mikrofonid on ja küsitakse su käest, kuidas sul läheb ja sa muidu ka räägid, äkki sa ühel hetkel tuled selle peale ja küsid, aga kuidas sul läheb? Et võt see koht on ka nagu tihti peale minul endal ka on ju, et läheb tasakaalust välja ja ühe inimesega ühtmoodi ja teisega teistmoodi, aga ma olen selle peale mõelnud ja on mingisugused inimsuhted, mis minu juures on kannatanud selle tõttu, et ma ühel hetkel saan aru, et ma ei jaksa seda minu asja, et ma saan aru, sa tore inimene, et sa tegelikult mulle meeldid, ma ei jaksa seda rohkem kuulata, tõesti, et küsi, kuidas mul ka läheb või natuke see, jah. Ja. Aga nüüd, kus sul see saade on eetris ja kõik kuulavad ja siis sul tulevad kõik need intervjueeritavad, aga sa küsid midagi, aga Grete, kuidas sul läheb? See ei olnud see sõnum, mida ma praegu anda soovisin. Aga see on nii huvitav, mul on selline kogemus, et meil on siuke naiste punt, kellega me aeg-ajalt käime koos, mitte liiga sagel, aga mõned korrad aasta sinna catching up. Ja seal ka, et kui nii harva näed, siis ka käib see ringis kuidagi, et kes mida teinud on ja kuidas ja oli korduvalt seda, et ma siis nagu, et okei, kuidas siis olnud on ja Sandra hakkas sinna rääkima ja lähme ringis on ju ja õhtu saab enne läbi, kui ring minuni jõuab ja olgu peale, mis siis ikka ja siis oli mingi järjekordne kohtumine ja siis üks nendest naistest ütles, et Dagmar umbes, et kas sina ka kunagi endast räägid, et sa kunagi ei taha oma asju jagada aga millal te küsisite? Ja kuidagi, et lihtsalt miks ma seda näidet toon, et ma mõtlesin, et issand jumal, et ta nagu, et järelikult ta tegelikult on seda märganud.
aga et kas on siis nii nagu iseenesest mõistetav, et me hõigume nagu vahele üksteisele või me juba nagu ootame. Selle sõnaõiguse välja, et ma saan ka midagi öelda, on ju, et jah, et võib-olla alati tahaks. Et keegi küsiks, märkaks. Nojah, et mul ei ole ju, mis mina sellest saan, et mina räägin nagu, mind tegelikult huvitab selle, et ma ju tahan olla teiega siin, sest et mind huvitavad teie mõtted, ma tean, kuidas mul on ju. Aga jah, et kuidagi selline, et kas ongi siis iseenesest mõistetav võib-olla juba, et kõik me siin hakkamegi rääkima, et ei pea küsima. Aga see ongi sinnamaani tore ja vahva on ju, kui sa räägid, et sulle meeldib kuulata ja sa tead, kuidas sul läheb, aga ei ole enam sellest hetkest, kui sa ise ka märkad, et näe, mul ikkagi mingi okas on ju. Ja võt see, kui sa selle nagu ära märkad ja hakkad kohe järgmine kord jälle märkama ja siis see juba okas on suurem ja siis sa mõtled, et miks see nii on ja miks need suhted nii on läinud, on ju. Ja seda küll ma pean ütlema, et kui see sama näidet tuua, et ja siis see sama olukord, et okei, ma siis jagan ja siis mingi teema, mis minu elus oli hetkel hästi põletav, tegelikult oli välja, et mul oli hästi ebamugav rääkida, sest nad tegelikult polnud üldse kursis kogu selle aja üldse minu eluga ja siis sa kuidagi nagu, et aga nüüd mis ma nüüd ikka jagan, sest niikuinii te ei tea, on ju, et see jah. Aga sellised kuulad olin. Grete, kuidas lõpetada ilusalt, mis me anname ühe mõtte kaasa inimestele? Kuulake rohkem. Ärge olge endaga nii karmid. Ärge piitsutage ennast nii palju, et te peate kuidagi olema või kuidagi hästi välja nägema. Ei no, ma ei räägi äärmustest, on ju, et tegelikult te olete kõik sündinud siia ise moodi, oma näoga, oma võimetega ja kui te iga päev ikka teete selle enda parima, mis te täna saate, no ei saanudki rohkem. On okei. Ja katsuge teisi märgata selle juures, ärge jääge ise endasse nii kinni. Ilus, sellega lõpetame. Aitäh kuulamast, vaatamast, aitäh Grete, et sa tulid, aitäh Kangar. Näeme järgmises saates. Tšau. Aitäh, et kuulasid ja vaatasid meie taskuhäälingut. Kui sul on mõtteid, küsimusi, lugusid, mida tahad meiega jagada, siis kirjuta lasetiigertuppa@gmail.com.